Garmin Forerunner 935, kuidas kella resettida kõiki settinguid ehk siis taastada tehase seadmed. Kui kell on välja lülitatud, siis lülita kell kõigepealt sisse ja siis selle lülitamiseks on ülemine vasakpoolne nupp. Siin on kirjutatud light ehk siis valgus ja sellest nupust käib kella sisse välja lülitamine kokkuvõtvalt. Oletame, et ma olen just saanud uue kella kasutatult kellegi käest ja nüüd ma tahan kõik seadmed ära kustutada kella seest. Selleks pean vajutama siia keskmisele nupule, vasakpoolsele keskmisele nupule ja seda nupu alla hoidma. Nüüd on võimalik valida, kas vajutada keskmisele nupule või alumisele nupule vasakul pool. Aga mulle meeldib kogu aeg vajutada ainult alumisele. Lihtsalt siin on selle keskmisega saab liigutada ülesse poole ehk siis up ja alla on down alumise nupuga. Mulle meeldib kogu liigutada allapoole. Kell, ajalugu, setting ehk siis seadmed. Valikuks tuleb vajutada siia parempoolsele ülemisele nupule, mis on nagu start ja stop nupp. Mulle meeldib nuppudele vajutada alati nõnda, et aga põidlaga hoian nagu vastu teiselt poolt, et siis on lihtsam. Sest et kuidas sa seda muidu ikka hakkad vajutama, siis lükkad ju mujale. Selleks, et taastada tehase seadmed, lihtsalt vajuta sellele vasakpoolsele alumisele nupule nii kaua, kuni oled süsteemis. About tähendab, et saad teada kella kohta nii kaua, kuni oled süsteemis. Nüüd ma liikusin natuke üles. Süsteem. Ja kui sa kogemata liikusid sellest süsteemist mööda ja siis võid samamoodi uuesti siia vasakule vajutada nii kaua, kuni on selle parema sõrmega ma ei vajuta midagi, ma lihtsalt hoian kellast vastu, et oleks mugavam vajutada. Vasaku sõrmega vajutan või parema põidlaga vajutan. Nii kaua, kuni olen jälle süsteem. Nüüd vajutan selle nimetissõrmega. Süsteemis saab valida igasuguseid asju, aga mina tahan resettida kõiki asju, taastada seadmeid. Siin ei olegi mingid muud valikud kui ainult restore defaults. Ja seda ma ka teen. Selleks tuleb jälle, kui see on ees, siis tuleb vajutada sellele start nupule, aga kui jälle läks kogemata eest ära, siis pane aga uuesti nii kaua selle nupuga, kuni sa selle kätte saad. Ta küsib, et kas sa tahad kõiki neid seadmeid kustutada või ei taha. Ei tähendab, et sa ei taha kustutada, et sa kogemata oled siia nupule vajutanud ja tähendab, et tahad kustutada. Nüüd võid selle alumise nupuga siit saad valida, kas ja või ei. Mina tahan teha seda ja sellepärast mina valin yes ja. Ja nüüd kaovad mul kellast kõik minu enda seadistused ära, mis nüüd kellas on parajasti ja kell saab endale tehase seadistused tagasi, et saab kella hakata nagu nii-öelda nullist seadistama. Rohkem midagi tegema ei peagi, lihtsalt ootama. Nüüd on kella seadistused kõik tehtud. Mitte seadistused ei ole tehtud, kellal on tagasi pandud tehase seadistused ja see, kuidas kella hakata seadistama, tuleb teises videos.